Üldine soov oli ehitada muuseumihoone just Tallinna kesklinna. Paik leiti Kaitseliidu territooriumil. Seal olnud Kaitseliidu võimla oli sõjas puruks pommitatud ja seejärel oli krunt olnud Vene sõjaväe käes. Arvestades Eesti esimese spetsiaalselt muuseumiks ehitatava hoone tähtsust meie linna arhitektuuri üldisel edendamisel, korraldas sihtasutus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Kultuurkapitali toetusel avaliku arhitektuurikonkurssi. Töid laekus rohkesti, 51. Žürii valis oma 3. istungil võidutööks firma Head Arhitektid OÜ noorte arhitektide Indrek Peili ja Siiri Valneri eskiisprojekti. Mina otsustasin tegema hakata sellepärast, et esiteks ma arvasin, et seda okupatsioonimuuseumit, et sellest tehakse üks sünge kast, kuhu keegi ei taha minna, ja siis teiseks ma arvasin, et see koht on nagu tundus selle programmi jaoks vale. Siis see tundus nii intrigeeriv ülesanne, et kuidas siis seda nagu lahendada. Teha nii, et tal jääb nagu see mitmemõõtmeline nagu tähendus, et ta ei ole nagu nii üheselt nagu tõlgendatav, et külastaja saab seda asja võtta nagu, et on võimalik tõlgendada seda sama ajalugu ja kogu seda nagu ajaloo raskust või kõike, mis siin võib olla. Sellepärast, et üldiselt Tallinna kesklinnas eriti väga palju ei ehitata selliseid uusi hooneid ja teiseks see ruumi või ütleme see hoone, ta võimaldab nagu sellist hästi suurt vabadust arhitektidele. Ta on selline eriline, mida nagu väga tihti ütleme arhitekti elus ei juhtu ja võib-olla mõne arhitekti elus ei juhtu kunagi sellist võimalust. Grundil olnud ehitusjäänuste mahukad lammutamise ja ehitustandri ettevalmistustööd nõudsid eraldi lammutusluba ja projekti ning võtsid 4 kuud aega. Nõukogude sõjavägi oli jätnud endast maha salajase kütusehoidla ja muid ootamatusi. Ehituse peatöövõtja pidi olema piisavalt suur ja stabiilne firma. FKSM valiti välja 2-voorulise vähempakkumise käigus 7 pakkuja hulgast. Peatöövõtja vastutas kõige eest ning korraldas koostööd eritööde allettevõtjate umbes 50 firma vahel. Juba lammutustööde raames sai osalise ehitusloa alusel alustada ehitamist kaevetöödega. Ehituskrundi pinnas oli raske, bastionide külje all korduvalt läbi kaevatud, tekkis varinguoht. Sinna me teeme ühe sükse kuradi. Me saame nende. See on laiem. Ebastabiilse aluspõhja pärast tuli hoonele seintealuse lintvundamendi asemel rajada kogu ehituse alust kattev plaatvundament. Muuseumihoonel pole ka tavapäraseid müüre. Noortele arhitektidele oli muuseum esimene võimalus oma ideid tegelikult ellu rakendada. Põlise traditsiooni järgi saab muuseumihoone nurgakivi, mis ehitist sümboolselt kannab. Me hakkame nüüd võistlema, kes saab enne valmis muuseum või valge raamat. Hoia sooja. Oleme täna nurgakivi Eesti lähimineviku okupatsioonile muuseumile. See hetk on nüüd saabunud. Ja nurgakivi panek on üks neid verstaposte, mille teie juures
tuleb tänu avaldada kõigile neile, kes on selle võimalikuks teinud. Nii. Mida me tahame selle siinse muuseumiga öelda? Ta kõneleb kõigist neist, kes on näinud vaba Eestimaad, selle eest oma elu ohverdanud. Ta kõneleb kõigist neist, kes on Siberis olnud, sinna jäänud, tagasi tulnud. Ta kõneleb kõigist neist, kes totalitarismi eest on põgenenud läände kindlas veendumuses, et nad tulevad Eestisse tagasi, et nad näevad Eestit vabana. Nüüd mälestades seiskem paljapäi, mis võet meilt meenutagem ja mis meile jäi. Armsad Eesti ajaluusõbrad, see muuseum on mälestus, aga ta on ka tõotus. Meid on muserdatud, aga meid ei ole murtud. Roostevaba terassi Linder säilitab tulevaste põlvkondade tarbeks nurgakivi panemise piduliku akti, sihtasutuse patrooni Lennart Meri nurgakivikõne, selle päeva ajalehti, kehtivaid münte. Pitsa peale. Konkursi tingimused nägid ette muuseumihoone pindalaks 1000 ruutmeetrit. Ehitusmaterjal valiti püsima pikalt, teras, klaas ja monoliitne raudbetoon. Piki välisümbermõõtu on hoonel iga 3,6 meetri tagant betoonmassiivi ankurdatud terasest kandepostid. Neile toetuvad 21 meetri pikkused terasest katusefermid ja alumiiniumkandurid maja 3 välisseina moodustavate Šveitsis tellitud spetsiaalsete mitmekihiliste klaaspakettide tarvis. Üks otsasein tuleb monoliitsest raudbetoonist. ...2002. 3. aasta külm talv takistas betooni ja keevitustöid, nii et vahepeal oldi tööde graafikust ligi terve kuu maas. Midagi, on ju külm, 24 kraadi külma öösega, ei saa midagi valada. Kuigi hoonel sarikaid polegi, tuli korraldada traditsiooniline sarikapidu. See on möödapääsmatu. Kui ehituse tellija ei korralda kostitust, panevad ehitusmehed kitsi peremehe häbistamiseks katusekerele pärja asemel vana luua. Nii mehed, täna on jõudnud siis see asi nii kaugele, et ähvardused on saabunud kohale, et homseks pannakse luud ülesse ja seetõttu kiiruga sai organiseeritud siin väikene lauakene ja nimetame seda siis sarikapioks ja logistika on selline, et mis siin ikka pikalt rääkida ja ilm on külm ja kõigepealt üks naps ja siis ronivad tellijad ja tellijate esindajad ja loodetavasti ka kõik FKSM-i esindajad, eriti niisugusel kõrgemal tasemel katusele maha võtma seda pärga. No, tuli siia poole. Aga see on natuke sedamoodi, nagu te mõtlesite ka või? On jah, tunneb ikka ära, on õige kujuga tulnud välja. Praegu jah. Hoone lagikatuse tarindi moodustavad sõrestikplaadid teraspostidel. Erinevad kalded loovad visuaalse omapära. Katus ise on kaetud roostevaba tumeda valtsplekiga. Maja umbes 600 ruutmeetrine klaassein kujutab endast
optiliselt ühtset pinda. See koosneb ebaühtlase triibuvahega ületrükitud klaastahvleist, mis annavad seinale voolava efekti ja rõhutavad rajatise valgusrikast avatust. Muuseumi hoidlad on kontrollitava ja reguleeritava niiskuse ja temperatuuri režiimiga. Mitmesugusest materjalist eksponaatide säilitamine esitab erinõudeid, mida tuleb täpselt järgida. Vaata need otsad ka, kuule, Tõnu. Arhitektuurikonkursi lähteülesandena muuseumihoone rajamisel rõhutati 3 elementi. Muuseum peab olema valgusrikas, mitmel otstarbel kasutatav hoone, mahutama püsiekspositsiooni, võimaldama mitmesuguste ajutiste näituste korraldamist, lubama läbi viia mitmesuguseid üritusi, seminare, nõupidamisi, aktuseid. Näitusesaali madalam osa on määratud püsinäituse jaoks. Sealjuures on muuseumi käsitletud toimiva asutusena, kus näitusesaaliga liituvad enam-vähem isoleeritud, eraldi kasutatavad osad. Raamatukogu, seminariruum, kohvik, kontoriblokk, ruum videofilmide demonstreerimiseks. Üks suur ruum ühel pinnal annab arhitektide käsitluses edasi liikumise ideed. Erinevaid kasutusi võimaldav ruum laotab lahti seda läbiva külastaja ees. Keldrikorrusel on mahukad hoidlad muuseumi kogude tarbeks ning vajalikud tehnilised ruumid nii muuseumihoone ekspluateerimiseks kui külastajate mugavuseks. Ühtlasi pidi muuseum kujutama endast memoriaali, mälestusmärki neile, kelle hauakohad meile teadmata. Arhitektid on käsitlenud memoriaali osana muuseumist ja kogu linnast, kus klaasile projitseeruvad puudevarjud ühendavad valguse, tuule ja vihma päevade rütmi. Hoone läks maksma 22 miljonit krooni, koos sisse ehitatud aparatuuriga 30 miljonit, 19 000 krooni ruutmeeter. Ma võtan üles. Vaataks meie põhilised süsteemid üle. Kaues umbes võib aega võtta, kui ta muudab see? See on nüüd, ütleme, selles mõttes paikapanemise asi, et kui kähku näiteks ta suudab esiteks ja kui kähku võib lubada seda muutust vastavalt selle hoidlates oleva materjali ja selle alusel. Suure hoone ehitamisel on palju paberitööd ja bürokraatiat. Sestap kasutas sihtasutus ehituse professionaalsel tasemel tehniliseks järelevalveks ehituskorralduse OÜ teenuseid. Töökoosolekuid peeti regulaarselt iga nädal, vajaduse korral sagedamini. Kirjutame siis lõpuks alla? Ma arvan küll. Ehituse vastuvõtuaktile kirjutasid alla sihtasutuse juhataja Heiki Ahonen kui tellija ning tehnilise järelevalve teostaja ja peatöövõtja ehitusjuhid. Jah, et tegelikult see taustmüra on kuskil välja mõõdetud siin linnas praegu. Siin on üks hullemaid. Kuskil 76 detsibelli. Väga hull. Hoone valmimise ajaks oli muuseumil vaevalt 5 aastaga kogutud 15 000 eksponaati paberist, tekstiilist, nahast, metallist, keraamikast, puidust, kasetohust ja muust, nii esemelist kui dokumentaalset ainest. Kõige ruuminõudvam, aga hoiutingimuste suhtes kõige vähenõudlikum on nõukogude raitkunst. Olemasolevate kogude transportimine hoidlatesse oli suur töö.
Spetsiaalsele kolimisfirmale jätkus tegevust 2 nädalaks. Katki ei tehtud mitte midagi. Järgnev kogude korrastamine ja paigutamine liugriiulitele kestis mitu kuud. Muuseumi ekspositsioon hõlmab 3 okupatsiooni Eestis. Esimest Nõukogude, Saksa ja teist Nõukogude okupatsiooni kuni Eesti taas iseseisvumiseni. Väljapanek on üles ehitatud kronoloogiliselt ning liigendatud 7 perioodiks, mida seostavad ja elavdavad ajastukohased lühifilmid. Eksponaatide lõplik valik ja kujundus sündis Eesti Kunstiakadeemia professori Leonhard Laapini käe all. 2 euro. Laulupidu. See on ka hea sigaretiga laulupidu. Kas on 92, 45, 6, 8, 1 või? Managed to liberate much of Estonia. Päris hea. Oma poole. Kips on oma pikk aasi. No aitäh teist ja küll ma olen õnnelik, et see on valmis, eks ole. Ma viin ära. Tervist. Muuseumi pidulikule avamisele ja hoone õnnistamisele saabus vabadusvõitlejaid, repressiooniohvreid, poliitikuid ja avaliku elu tegelasi. Kõik need sümbolid näitavad ühte, kuidas okupatsioonivõimud ühe rahva normaalse ja stabiilse elu segamini paiskasid. Rahvas asetati ratastele, paatidesse, ebastabiilsetesse tingimustesse nii otseselt kui ülekantult. Ja need, keda ei küüditatud või ei viidud Siberisse, neid küüditati vaimselt. Tahaksin lõpuks öelda, et selle muuseumi tõelisteks kangelasteks on kogu Eesti rahvas. Nii need, kes on hukkunud ja kannatanud, kui ka need, kes on ellu jäänud. See on veelgi tähtsam, ellu jäämine. Tunne Kelam luges ette ka välismaal viibiva vabariigi presidendi pöördumise, milles riigipea rõhutas, et avatava muuseumi tähendus tõuseb kõrgemale oma ajast ja tänasest päevast, olles mälestusmärgiks kõigile vabaduse eest võidelnud kaasmaalastele ning samas hoiatuseks võimalike ohtude eest tulevikus. See on minevik, mitte olevik. Sellepärast on põhjendatud just nimelt muuseum, kus tulevastele põlvedele näidatakse seda, mis kunagi oli, aga mis enam kunagi ei kohtu. Ma usun, et see kaunis maja ei ole mitte vihkamise maja. See maja on meie võidumaja. See on meie vabaduse maja. Ja sellega asetab ta meie õlgadele ränga kohustuse hoida oma rahvast ja hoida eurooplasi nende vigade eest, mille eest on nii palju makstud, nii suuri ohvreid kantud. Veel tänaselgi päeval on olnud kuulda väiteid, et okupatsioon kestab. Et Nõukogude okupatsioon kestab Eestis varjatud kujul edasi. Selles mõttes, et kaugeltki ei ole meie rahvusriigi ja demokraatliku õigusriigina edasikestmine kaljukindlalt tagatud. Selle kaljukindluse võib tagada ainult kogemus nende kestmisest pikemat aega. Kallid sõbrad,
Inimese mälu on lühike. Kõik möödunu nii kauge olevat, et paljugi kipub hägusemaks muutuma. Selle muuseumi osa Eesti rahva ajaloolise mälu säilitamises on hindamatu. Kõigi endiste poliitvangide, küüditatute ja vabadusvõitlejate ülesandel tänan siinjuures Kislerite perekonda, lugupeetud proua Olga Kisler-Ritsop, tema hindamatu panuse eest, tänu millele rajati see muuseum, mis teeb võimalikuks meie mineviku, meie hukkunud ja langenud saatlase kaaslaste mälestuse jäädustamise. Suur aitäh! And I would like to say on a personal note that my presence here over the past year and a half in Estonia has taught me how precious a nation's freedom is and what a terrible crime it is to steal it away. And I believe for that we are deeply grateful to the Foundation for putting up to this museum and for allowing us to remember the terrible struggles that an entire generation had to go through to preserve freedom here. I urge you to look upon it as a memorial of times gone by, but to keep up the work of freedom and liberty and realize that in the coming years, equal work must be done to preserve freedom. Kõige päelis see Jumala õnnistus, isa ja poja ja pühavaimu õnnistus, olgu selle asutuse ja kõigi teiega. Aamen. Võtame tükki ka. Eesti riigile. Aitäh. Muuseum peab siduma minevikku ja olevikku, olema ühenduslüliks põlvkondade vahel. Üks keskne sihtgrupp on tõusev põlvkond, koolinoored, siis sündmuste kaasaegsed ja läbi elanud. Veel peab meie lähiajaloos tõepärast teavet saama kolmas põhikontingent, välismaalased. Esmaspäeval, 1. juulil avati muuseum külastajatele.